ja see on sinu kurikuulus kapp. Ja. Kas vaatame sisse ka või vaata või? See on natukene sassis. Aga kui sa pigem tahaksid suuremat kappi, kuhu sinu asjad kõik ennast ära mahuvad, siis ma vaatan, et sul on vist siin sokid on siin üleval üldse on ju. Pigem tahaksin suuremat kappi ja et seal keskel oleksid, vaata, et saaks näiteks mingeid kleite rippuma panna riidepuudega, vaata. Ja, et nad ei läheks alt kortsud, saaksid kenasti niimoodi langeda või? Okei, ma arvan, et see väljakutse on aktsepteeritud. Teeme ära. Pumm! Siin Rakveres võtavad meid vastu 4 aastat tagasi Soomest naasnud Marili ja Martin oma imearmsate tütardega. Nende maja teine korrus on nende endi poolt täielikult renoveeritud, kuid vanima tütre Kertu tuba asub esimesel korrusel ja seda üpriski retrohõngulises vana-vanaema toas, kuhu pere pole remondiga lihtsalt veel jõudnud. Ja me jõudsime neist ette. Perepildi aeg. Kertu, sina palun ole siin, mängi viiulit, pererahvas. Kui ma ütlen 3, 2, 1 ja, siis teie avate ukse, perema võib tulla isegi siia poole. No, Marili siia, Martin siia ja sina siin ema-isa keskel niimoodi. Ja lehvitate ja kutsute Kertut tuppa. It's gonna be amazing. Ja minu lugemise peale võite siis teha lahti ukse, nii praegu paneme selle kinni. Okay. Ja siis avame. Kas te olete valmis? Kertu valmis? Okei, showtime! 3, 2, 1 ja! Koos oleme me olnud üle 16 aasta ja sellest siis natuke üle 6 aasta abielus. Kohtusime internetis. Reit.ee omal ajal. Ei oleks küll arvanud, et niimoodi Reidist leiaks endale kaaslase. Martin kirjutas mulle sinna. Küsis nii, et vaba siis kõik rohkem. Sellest piisas. Polnudki vaja mingi tere ilusti tüdruk, lähme kohvikus ja ma ei tea, mis iganes. Sellest piisas. Sinna jõudsime hiljem. Jah. Et samal päeval, kui meil see 2. märts on see meie kuupäev, et meil õnnestus täpselt, kui meil sai 10 aastat, siis 2. märtsil täpselt abiellusime ka oma 10 aasta tähtpäeval nii-öelda. Ainult, et väljas oli külm. Kui külm? No külm. 25 kraadi külma. Lumimaas. Need oli kõik ilusi. Jaa. 2012. aastal pakkisid toona vaid 4 aastat koos olnud Martin ja Marili kohvrid kokku ning põrutasid järgnevaks 9 aastaks elama põhjanaabrite juurde. Sellel ajal paljud läksidki ära Eestist, kolisidki Soome, paremat elu otsima, niimoodi läksime meie ka. See oli popp sellel ajal. Jah, see on päris hästi öeldud. See oli sellel ajal popp, aga läksin sinna ja lootsingi, et äkki ma leian seal mõne küünetehniku ametikoha, leidsingi ka ühte eestlaste salongi sain üsna kiiresti. Martin oli... Mina leidsin ehitusalal tööd nagu ja tegelesin sellega seal terve kõik need 9 aastat. Ja Soomes elades sündisid ka kõik meie lapsed, Kertu, Grete ja Ketri. Ja kui vanim tütar Kertu läks Soomes esimesse klassi, otsustas pere tulla tagasi kodumaale. Siis ühel päeval tuli selline hull mõte, et aga mis oleks, kui tuleks hoopis siia? Meie põhiline soov oligi see, et lastest kasvaksid eestlased. Kuna meid on niigi vähe, siis me arvasime, et see on vajalik. Nii et kui Soomest tagasi tulime, siis kolisimegi siia minu vanaema majja, mille minu vanaisa ise oma venna abiga siis ehitas kunagi 60-ndatel umbes. Me ikka väga palju rääkisime läbi, et oligi algusest peale mõte, et me teeme selle 2. korruse enda jaoks ehitame välja, sest et me ei lähe ju 5 vanaemale sinna elutuppa või magamistuppa. Maril ja Martin, ma saan aru, et nüüd me olemegi siin 2. korrusel, mida te olete oma käe järgi remontinud, et rääkige natukene lähemalt, kuidas see protsess kõik välja nägi teil? No see ruum oli alguses täiesti tühi. Siin ei olnud ühtegi vaheseina ega ka põrandat. Põrandal oli lihtsalt liiv ja saepuru, mis oli siis alumise korruse soojustus. Ja selle me tegime siin ise.
enamjaolt, natukene aidati ka väljastpoolt, aga suurem osa on ise tehtud. Et meil on isegi nagu kolmas korrus siin. Mis on antud hetkel küll veel pooleli, aga enne kui Kertu sai omal alla korrusele toa, siis Kertu nurk oli sealpool üleval otsas. Eelmise aasta detsembrist alates elab vanaema hooldekodus ja tekkis võimalus, et Kertu oli muidu meil siin üleval, aga kuna meil siin ei ole väga palju ruumi, siis tekkiski selline mõte, et las Kertu läheb siis alla sinna vanaema magamistuppa. Alguses muidugi kartsid, et üksinda seal all ja kõik on vana ja nii, aga sa said seal oma toa. Ei pidanud siin väikestega enam tuba jagama. Kertu vaeseke on pidanud leppima kogu aeg mingid poolikuid või remontimata tube. Ja... Nüüd on lõpuks tema aeg ka tulnud ja saab omale väga mõnusa pesa. Aga ma saan aru, et nüüd me oleme teie elutoas, on ju? Ja. See on meie selline köök-elutuba 2-1, et kõik on ilusti jagatud. Meil on oma tuba, lastel on oma tuba ja siis siin on väike köök-elutuba, et on küll pisike, aga... Väga hubane. Siin on... Kõik on väga paigas, aga ma kuulen siin mingid hääled käivad. Lähme vaatame, kes seal toimetab. Jaa, lähme vaatame. Oi, tere! Mingi haruldane loom, keda mina pole kunagi päris selles näinud. Ükssarvik. Tere! Me tulime natukene uudistama teie tuppa. Väga ilus tuba. Siin on printsessi lossid, siin on IKEA köök. Ma vaatan, et on olemas. Tema on ka siin. Ja Grete on tema siis natuke suurem õde, Kertu ja Ketri vahepealne. Ja tema on praegu tuulerõugetega Tartus vanaema vanaisa juures hoius. Et kahjuks jah on. Et meil on üks trupp veel ja et siit pääseb ka sinna siis 3. korrusele. Wow! Siin ruumi on, potentsiaali on. See oli teine korrus, nüüd oleme esimesel korrusel, see siin oli vanaema köök. Kus ei ole üsna kaua remonti tehtud. Tükk aega juba, jah. Vau! Ajarännak! Ja siin oli vanaema elutuba ja põhimõtteliselt siin on toad on ehitatud nagu ümber ahju nii-öelda, et siit pääseb ka Kertu tuppa ja Kertu toast pääseb otse edasi vannituppa, nii et saab nagu ringiratast läbi maja käia. Et vanasti vist oligi enamus majad nii. Okei, aga lähme siis vaatame selle toa külle, mille pärast me tegelikult teile külla tulime. Kertu tuba. Jaa, lähme vaatame. See oli siis vanaema magamistuba ja nüüdsest on ta siis Kertu tuba, aga siin on veel selline mõnus vana mööbel kõik alles ja Kertu ei ole väga rõõmus selle üle. Ja Kertu on muidugi sellises eas ka, et sõbrannad käivad külas ja nii ja siis tal on vist natukene piinlik, et tal on seal nii kole. Pätu ei tea, mis läheb lahti. No ei, nemad ja Märisjad ei tea tõesti, mis siin lahti läheb. Aga nad kohe saavad teada. Mis nad arvavad, et maja läheb katki? Jah, tegelikult ei lähe katki, vaid saab veel rohkem terveks. On ju? Ilusaks. Saab ilusaks, jaa. Aga mul on häid uudiseid. Ma kohe kutsun siia IKEA sisedisaineri Karoli, kes võtab selle toa korralikult ette. Tal on mõned väga ägedad ideed juba kindlasti varnast võtta, nii et kas me saame, Kertu, sinu poolt ka roheliselt tule siin alustada tööd ja tegemisi? Ja. Jaa! Teeme ära! Nii, tule oma töötandrile. Tadaa! Väga retro. Sügav retro. Ja mõtlesin, toas elab praegu 10-aastane tüdruk, varsti saab 11. Ja võib-olla päris seda eakohasust on nagu natuke vähe või mis sa arvad? Kindlasti oleks siin vaja sükest väga kõvat uuendust. See tuba tundub suht väike. 10 ruutu ma pakuks, et ma ise küll siia nagu tumedaid toone ei paneks, et see tõmbab kohe toa nagu kokku. Et ma eelistaks ka pigem heledaid toone ja roosa tüdruku toas siis.
sobib hästi. Sobib väga hästi. Ja üks asi veel tegelikult, mida ma märkasin, on see, et kirjutuslaud on praegu täitsa seljaga valguse poole, on ju, et ma jällegi ju ei tea, mis su plaanid on, äkki sa paned akna alla kirjutuslaua, on ju, aga et siin ka ma arvan, selle valgusega peaks ka võib-olla kuidagi nagu toetama, et ta saaks nagu õppida mõnusasti, et see silmadele ei käiks liiga palju, on ju. Ja kindlasti ma olen nõus, et kirjutuslaud kindlasti olema nagu, et tal oleks loomulikku valgust. Ma näen, et ta vist joonistab väga palju, on ju. Jaa. Et see oleks nagu väga hea. Ja see vist ongi ainult 2 valgusallikat, ma näen. 1 ja 2, jah. Et seda on jah natuke vähe. Ja ma arvan, et see voodi ilmselt läheks sinna seina kõige paremini. Aga eks see siis selgub lõplikult siis, kui ma olen nagu hakanud planeerima. No kuidas sulle muidu tundub, et kas lint läks juba nagu tööle või pigem on selline paras pähkel? Ta natuke on pähkel, aga suuruse mõttes see tuba nagu, siia saab ilusti kõik asjad ära paigutada. Siin on praegu kõik asjad ära paigutatud, et seda annab teha paremini. Et ma arvan, see on täiesti teostatav. Siin kapis on minu vana-vanaema riided. Ma ei näe meriseapuuri. Ja, kus on meriseas? Parem koos tagasi, 2, 3. Mulle koos on asjad tehtud küll ju. Saame. Kuidas siis läinud on vahepeal? No tüiselt näed. Wow. Tulge edasi. Kui... Marili ja Martin elavad koos tütardega Rakveres 60ndatel vanavanemate poolt ehitatud majas, mille teine korrus renoveeriti Soomest naastes noore pere jaoks. Varem pisemate õdedega ülemisel korrusel tuba jaganud Kertu kolis aasta tagasi esimesele korrusele, vanavanaema retrohõngulisse magamistuppa, kus on siiani alles kogu sisustus koos tema asjadega. 10-aastane Kertu on loova loomuga noortüdruk, kelle päevi sisustab peale koolis käimisega huvi muusika ja kunsti vastu. Ma käin muusikakoolis ja ma õpin seal viiulit. Ja mängime lauamänge koos, vast mängime klaverit koos ja klimberdame igasugu erinevaid meloodiaid. Ja ta on selline hästi üksinda nokitseja, võib istuda tundide kaupa oma laua taga ja joonistada või meisterdada mingisuguseid pildikesi või kaardikesi või midagi. Minult on Kertu võib-olla pärinud seda muusikalist poolt kuigi palju ja tõenäoliselt mingeid iseloomuomadusi veel, aga ma arvan, et selle loovuse on ta oma ema käest saanud. Kertuga me teeme päris tihti koos niimoodi mingisuguseid ehteid Kertule koolilaada jaoks või käevõrusid, kõrvarõngaid, niimoodi niisama. Mis me veel koos teeme? Küüsi värvime vahest või? Siukseid iluasju teeme koos vahest ka. Nagu ikka, mis ikka emmed ja tütred koos teeme. Äge, kui on tüdrukud, siis ma saan nendega igasuguseid põnevaid asju teha. Kuna Kertu praegune magamistuba ei lähe eriti hästi kokku tema olemusega, uurib Hanna, millisena Kertu enda tuba ise ette kujutab. Mida me sellest toast siis arvame? Siin on vist nagu päris vähe sind selles toas või mulle ainult tundub see nii? Mul on siin nagu hea olla, aga mulle ei meeldi selle toa välimus. Mulle üldse ei meeldi, et see nii vanaaegne ja retro on. Muidu on mulle väga meeldivad sellised toonid, aga nagu tapeedina minu seina peal nagu ei ole väga ilus minu meelest. See muster ka seal ei ole kõige ilusam. Aga millised seinasid sina tahaksid oma tulevasse tuppa? Näiteks mingi heleroosa sein või nagu
mingeid väikseid detaile nagu. Roosa on mul lemmikvärv. Siin kapis on minu vana-vanaema riided. Kõik terve kapp on neid asju ja riideid täis. Okei, ehk siis nagu, aga kus sinu riided on? Minu riided on hoopis teises toas. Ma väga tahaksin, et minu riidekapp oleks minu toas. Aga siis sul on siin ka 2 loomakest, 2 merisiga. Jaa. Kas sa tead, et minul oli ka kunagi 2 merisiga? Elvis ja Priscilla. Aga mis nende merisigade nimed on? See, kes siin katuse all on, tema nimi on Patu ja siis seal majakeses, see hästi karvane, on Lumi. Lumi näeb välja nagu korralik rokkar. Kes see on ööklubi, kus nad saavad käia ennast välja elamas. Aga ma saan siis aru, et sina pead nende eest hoolitsema, iga päev nende pesa puhastama ja see on sinu selline ülesanne. Jaa. Merisigade puur võtab minu toas nagu väga palju ruumi, siis kui neid siin minu toas ei oleks enam, siis oleks nagu palju rohkem ruumi, et mingeid kappe ja selliseid asju panna. Et me saame nad teise tuppa ilusti tõsta. Jah. Neil on seal ka mõnusalt ruumi. Kuule, võikene hard rockar. Sel ajal, kui Kertu ja Hanna merisigu paitasid, visandas sisekujundaja Karoli Kertu soovide järgi valmis uue toaplaani. Uue plaani järgi tuleb tal tuba selline väga tüdrukulik ja armas, niisugune väga kodune. Ma plaanin seal kasutada platsa kapisüsteemi, et siis luua selline suurem kapisüsteem. Platsa kapisüsteemi alla sinna auku panen voodi, kus siis saab välja tõmmata ka madratsi, et kui sõbrannad tahavad külla jääda, siis saavad seal ka magada. Või kui õed tahavad teiselt korruselt äkki tulla sleepoverile. Mulle väga meeldib, et sa oled terve selle seina ära kasutanud, sest et sellistel varateismelistel tegelikult neil on hästi palju erinevaid asju. Ma vaatan praegu selle uue plaani järgi, ma ei näe meriseapuuri. Jaa, kus on meriseas? Pere otsustas, et tegelikult saab merisead ka teise tuppa kolida, et kuna tüdruku toast see võtab nagu väga palju ruumi, et see puur on tõesti väga suur, et siis merisead reisivad teise tuppa. Nurga taha. Vaatan, et sul on seal peegel pandud, kas sinna juurde ka mingi valgustus, et meiki ja väike tumba ja... Siia tulebki siuke väike nagu ilunurk. Buduaarinurk. Jaa, just. Et siia tuleb kindlasti ka lamp ja et kuna see vastu valgust on täpselt see peegel, et siis ta nagu näeks ka ikkagi, mida ta seal teeb. Ma vaatan, et seal on hästi suur aken seal, et kuidas see päike sinna paistab, et kas paistab pigem hommikul või õhtul või... Aknasse paistab tal hommikupäike ja kui ta mõnikord tahabki nädalavahetusel või koolivaheaegadel natuke kauem magada, siis kindlasti ma arvan, et peaks tal olema pimedad kardinad. Ja ma arvan, et see maikuuli kardin oleks selle jaoks nagu kõige parem, et see tonaalsus ja see värv on nagu hästi selline malbe, pehme, et see sobiks talle selle tapeediga sinna ja sobiks ka ülejäänud mööbliga ja ülejäänud toaga väga kenasti. Ja see maikuul langeb tegelikult väga hästi. Ja ta on siuke hästi raske ja mõnus. Ja siis sellele sa saad lisada veel päevakardinad ka. Ja just, et need on sellised natuke õhulisemad, paistavad läbi, et päeval ei ole tal seal nüüd täitsa kott pime, et siis võtab pimedavad kardinad eest ära ja jääb talle sinna see päevakardin. Aga sealt aknast avaneb vaade kas tänavale või hoovi? Tänavale. Tänavale, okei. No siis päeval saab kogu aeg olla see päevakardin ees siis selles mõttes. Mulle väga meeldib see lahendus, mis sa põrandale välja mõtlesid, et katta terve põrand vaibaga. See teeb sellise hästi mõnusa hubase ja sooja jällegi pehme vaibi, et nagu tüdrukule kindlasti väga-väga meeldiks teismelisele. Ja mõnusa vaibiga puhkeaseme loomiseks on just tekid ja padjad kriitiliselt olulised elemendid. Teki valimisel tuleb esmajoones meeles pidada enda keskkonda ja küttelahendusi. Nagu sa näed, on meil IKEA-s väga-väga suur tekkide valik. Ja ma otsustasin, et ma panen Kertule tuppa kergelt sooja teki. Okei, aga miks just see tekk nende kõikide tekkide seast sai valituks? No kuna tal on toas ahjuküte ja kui ahju köetakse, siis läheb seal väga palavaks. No üldjuhul. Ning kui ahju ei köeta,
siis võib veits nagu jahedaks tõmmata. Et see kergelt soe tekk tundub nagu kõige parem valik. Ja lisaks soojadele tekkidele on meil ka sellised jahedad tekid, mis ongi nagu katsudes täiesti jahe ja siuke mõnus võib-olla palaval suvel endale peale võtta. Tekid igaks aasta jaoks on meil samuti olemas, need käivad moodi lahti. Suvel on üks ja siis talvel saab teised trukiga juurde panna. See on väga nutikas lahendus. Ja just, et ei pea 2 erinevat tekki ostma. Ja siis on meil sellised raskustekid, mis on siis 6, 8 ja 10 kilosed. Aga miks, ma ei tea, on vaja üldse raskusteki? Kes peaks magama sellise tekiga näiteks? No näiteks inimestel, kellel on raske uinuda, sul on ärevus, siis tõmbad selle endale peale, siis on selline mõnus süke hoitud ja nagu kaisutav tunne. Kuule, aga võtame see 10 kilose või? Proovime korra. Proovime. Kui raske see on? See ikka on. Kas me võtta kükke ju? Kui sa pole need handlik kodus, võtad oma teki. Kükitama lihtsalt. Kui täitsa mõnus ju. Äge oleks proovida selle tekiga magada, et kas uni on nagu parem ka või? Väga huvitav. Parem koos tagasi või? 2-3. Kuule, koos saame asjad tehtud küll ju. Saame ka. Jaa. Joo. Enne kui hakata endale patja valima, siis tasuks mõelda, et mis asendis sa voodis magad. Et meil on siin madalad padjad, meil on siin kõrgemad padjad ja on ka ergonoomilised padjad, mis on siis mäluvahuga. Ehk siis igale asendile, kuidas keegi inimene magab, on vastav padi olemas? Jaa. Okei. Aga kui mina näiteks, ma magan enamasti külili ja võib-olla pigem kõhu peal, et millist patja sa mulle soovitaksid? No pigem siis madalad patja. Et madalad padjad ongi enamjaolt on kõhulimagajale. Et näiteks see on kõhulimagajale, samamoodi ka külili on väga mõnus selle peal magada. Kui selles madalad padjad mulle väga meeldivad, ma isegi ei saa väga hästi magada, kui on kõrge padi, muidu nagu pean nagu niimoodi. Mina olen ka madala padja tiimis. Tiim madal padi, jah? Ja kuule, päris hea diiliga saame hakkama, ma vaatan, et pole paha. Karoli plaanib Kertu tuppa luua erinevaid hoiusüsteeme, kuid hetkel pole veel päris selge, kas kasutada toa kujundamisel ainult ühesugust riiulit või hoopis erinevate riiulite kombinatsioone. Üks toodetest, mis ma plaanin panna Kertu tuppa, on ikooniline IKEA toode, Kallax, mis moodustub siis ruudukestest. Ja siin me näeme, kui palju erinevaid variante tegelikult Kallaxi nagu ruudukeste sisse saab panna. Siin on erinevad materjalid, pruun, tume, siin isegi läikiv. Ja saab panna natukene traditsioonilisemas stiilis, kui kodu on selles stiilis. Väike veinipudeli hoidja. Just mõtlesin, et mida sa siia paned? Ma ei tea, salle mütse võid ka siia panna. Jaa, muidugi. Väiksed siuksed riiulid, saad dokumente panna siia. Sahtlid, väga vajalikud. Kui ägedad sisud. Organiseerimine on jälle see võtmesõna, on ju. Aga ma saan aru, et saad täitsa tühjas ka jätta või? Jaa, muidugi. Paned sinna dekoratiivesemed, mõned raamatud, seda saab alati nagu igatepidi sättida. Ja mis ma seal all näen? Kas see on kassipesa? Jaa. Ja seal on väike padi ka see. Oi, kui hea mõte! Vaadu kassi saab selle siia riiulisüsteemi sisse ära peita. Ja seda saab panna ka kõrgemale juhul, kui kassile meeldib ronida. Jaa, ja enamaks neile meeldib ronida. Väga äge, nii palju võimalusi. Mul on tegelikult üldse kursis, et nagu nii palju on neid erinevaid lahendusi. Väga tore. Üks variantidest on ka Primnes-riiul. Kuna Kertu soovis enda tuppa raamaturiiulit, siis ma arvan, et see on nagu ideaalne riiul selle jaoks. Saad panna oma iluasju, saad panna raamatuid ja siin on ka sahtel, kus saad siis mingit nodi peita natukene, on ju, ja saad karbikesed mahuvad siia, et asju sorteerida ja organiseerida. Ja minust on see väga hea nagu kõrgusega ka, et Kertu on veel 10-aastane, et siis ta ulatab ilusti ka ülemise riiuli peale. Ma saan ka aru, et sa siis praegu oled siin kahe vahel, kas see Kallax või Primnes riiul, on ju? Et neid saab panna ka nagu kõrvuti mitu tükki. Jaa, et nagu teha suurem selline kapikene on ju, okei, no päris põnev siin, ma ei kujuta ette, kumb sinna isegi paremini sobiks. Aga ma usun, et küll sa leiad selle
õige lahenduse. Just. Käes on aeg visata pilk ehitusprotsessidele. 60ndate hõng on vahepeal magamistoast pühitud ja ruum hakkab aina nooremat ilmet võtma. Vau! Kui ilus tapeet. Kui ma seda tellisin, siis ma olin natukene kahe vahel, et kas see nagu jääb siia tuppa okei, aga väga ilus ja helge on. Kuidas siis läinud on vahepeal? Suht hästi, et arvasime, et läheb rohkem aega, aga suht kiiresti saime selle tapeeditud siin. Jäi päris hea, jah? Mis te siis vahepeal teinud olete siin? Liistud värvisime ära, lae värvisime ära, siis kaablid paigaldasime tagasi, nii nagu enne olid. Et ainus erinevus, et panime siia, kus kirjutuslaud tuleb, panime 4 pistiku. Sellega seoses. Mul tuli meelde, et kuna me kirjutuslaua tõstame sealt nurgast ära, kus ta enne oli, siis siia alla oleks vaja veel 2 pistikut juurde, et kas see on veel teostatav? On ikka, sest siin on kõik pinnapealsed juhtmed, et sinna saab vedada küll. Super. Kas tööd saavad täna valmis? Ma arvan küll, jah, et nii pisi asjad on jäänud veel, et jõuame ilusti valmis, et homme saab mööbliga alustada. Davai, super. Kuniks ehitajad veel viimaseid töid tegema jäävad, peab Hanna otsima IKEA-st üles Kertu tuppa mineva riiuli, et see Rakverre mööbli kokkupanijatele saata. IKEA üks omanäolisema kohti on kindlasti nende iseteenindusladu, sest enamik tooted siin poes on kohe kaasahaaramiseks valmis. Ja kuidas see siis kõik täpsemalt käib? Sa lähed oma soovitud toote juurde, leiad selle sildi ja siin all on kirjas teenindusladu. Ja mulle meeldib teha seda kõige lihtsamal viisil, võtta oma telefon, teha pilt, naks, ja selle pildiga ma lähengi sinna teeninduslattu, vaatan, kus on rida A, kus on koht ZO ja lähen panen selle toote omale lihtsalt korvi. Nii lihtne see ongi. Rida A. Mis asjata? A on seal. Okei, ma saan aru, jaa, see Kallakse kapp on ka siin. Ühesõnaga, kui tavaliselt on need tooted enamasti nendes pikkades ridades seal suures laos, siis praegu tegelikult need toote näidised on ka siin keskel näha ja see rida A ongi siin samas. Siin sa oledki, no tere! Okei. IKEA sisekujundaja Karoli on tagasi Rakveres, et aidata paika panna Kertu uue toa mööbel. Palju on juba tehtud, kuid palju on veel teha. Vau! See mööbel teeb selle toega täitsa kenaks. No ikka teeb. Jaa. Miks ei peaks? Kuidas siis läinud on vahepeal? No tüüselt näed, kapid said, voodi sai, laua saime paika. Tõid juurde midagi veel? Jaa, tõin ühe Kallakse riiulid. No, tore. Sobiks siia. Aga see voodi on nüüd küll natuke valet pidi. Selle peaks ümber tõstma. No, paneme nii nagu vaja. Paneme. No super. Kas saame äkki panna riiuli seina peale ära?
Ikka, siis hakkame kokku panema. Jah. Tadam! Olemas. Sobib. Super. Juba homme on käes tähtis päev, mil Kertu saab ülemise korruse diivani vahetada lõpuks ometi enda toa vastu. See ei ole see sama tuba, mida? Vau. Tulge edasi. Kui... Et ma olen lihtsalt sõnata. Kui ma paar nädalat tagasi Kertu tuba esimest korda nägin, oli see üpriski retrohõnguline, kuid seda üldse mitte sihilikult. Nimelt elas Kertu toas enne teda tema vanaema. Ige sisekujundaja Karoli on näinud kurja vaeva, et teha Kertu toast üks tõeline unistuste tuba ühele varateismelisele tütarlapsele. Ja peagi on see tuba valmis. Jaa. Kas ma võin tulla? Tule. Oh! See ei ole see sama tuba, mida? Wow! Tõesti, kui kaunis, kui helge. Mine metsu, kui pehme. Voodit pole vaja, kes on põrandal magada. Issand, mulle täiega meeldib. Kuule, hästi tehtud. Aitäh. Kas see on, nagu mina tahaks sellist tuba, kui mina läksin noor tüdruk. Ma mõtlesin ise sama. Jaa, sa tegid ju tegelikult selle toa nagu noorele endale. On nii? Kui mõnus. Mulle meeldib see, et see laud on akna all. Jaa. Naturaalne valgus tuleb ka peale, et see on väga just hea. enne oli ta seal pimedas nurgas, aga nüüd on see siin. Ige saab selliseid lauaplaate või? Jaa, need ongi kirjutuslauaplaadid, need on erinevas mõõdus ja see on siis sahtliboksi peale kinnitatud, mis neil oli endal enne olemas, nii et see on taaskasutus. Väga nutikas. Ja see on kinnitatud siis Galaxy riiuli külge, kus on väga palju hoiulahendusi, saab panna neid sisusi ja asju siia. Kas see on mingisugune tavaline asi nende Ige ja mööblitükkidega, et sa saadki nagu niimoodi panna 12 erineva liinitoodet niimoodi kokku või? Jah, need ei ole sama family tooted selles mõttes. Et need ühendusjupid on täiesti olemas ja see on täiesti teostatav ka kodus kellegil teisel. Ma juba ootan, et saaks pere siia kutsuda ka enne, ma saan aru, et meil on veel natukene vaja teha tööd ja tuua siia mingid elemente veel siis sisustada on ju? Jaa, kõvasti. Nii, aga tempo on ju? Okei, lähme.
aeg on sealmaal, et me kutsume kohe siia pere koos Kertuga, et näidata neile ette, milline imeline tuba on Kertule valmis saanud. Ma loodan, et talle endale väga meeldib. Ma olen väga elevil. Pererahvas, ma kutsun teid Kertude tuppa. Tulge, jaa, muidugi. Wow. Tulge edasi. On teistmoodi küll, jah. Mis sul juhtus? Kuidas see on nagu mingi mingist Kus on üldse minu tuba? Siin samas. See on sinu uus tuba. Sa ikka ringi jõudsid vaadata, Kertu? Sa ikka ringi jõudsid vaadata. Nii äge. Ongi multifunktsionaalne voodi paistab olevat, jah? Joo. Ma ei märganudki neid. Jaa. Need on õhus seisavad need pildiraamid. Näed? Jah. See tuba on nii ilus ja äge ja kõik, mis ma soovisin, et ma olen lihtsalt sõnatu. Täpselt. Kertu ütles täpselt selle ära, et reaalselt mina olen samamoodi sõnatu. Ma ei uskunud, et nii nagu, et mind nii palju üllatada on võimalik. Ja muutus on tõesti suur. See tuba ikka nägi enne hoopis teistsugune välja. Siin on sellised ägedad tulukesed seal kappide taga ja see lamp ka, mis töötavad nende pultide kaudu. Niimoodi, kui sa vajutad need nuppe, siis sa näed, et need valgused ka muutuvad. Roosa, lilla ja nüüd on selline tavaline värv näiteks, eks? Siis kui ma magama lähen õhtul, siis ma kindlasti panen mingi sinise või lilla või nagu värvilise tule ja siis veel magama. Oleks nii ilus. Ja, sest et Kertule alati meeldis, et öösel mingi valgus põleb, ta natuke kartis siin üksinda all ja tal alati laua peal lambike põles, et ta ei kardaks enam, aga ma arvan, et siin toas sa küll, siin ei ole mitte midagi enam karta, nagu nii üliäge lihtsalt. Kas ma lugesin, Kertu, sinu emotsioonist välja, et sulle see tuba meeldib, et Karoli on hästi hakkama saanud? Nii tore, väga vahva. Kuulge, aga nüüd ma kutsun siia Karoli, kes räägib teile natuke lähemalt, mis siin kõik täpselt tehtud sai ja miks see kõik sai täpselt selline, nagu ta sai. See tapet on nii ilus. Ruum on hästi ära lahendatud ja tuba näeb palju valgem või kuidagi valgusrikkam välja. Kertu vaata, sa saad siin ennast meikida. Oi, tere! Ma näen emotsioonist, et meeldib. Jaa. Tundub, et meeldib. Ma vist ei olegi Kertu näol nii suurt naeratust näinud. Siin on tekkinud sellised 3 tsooni. On siis magamise ja riidekapi tsoon, on õppimise tsoon ja siis on see buduaar ja ilunurk. Sinna sa saad panna ka enda raamatud, kui sa soovid. Saad hoida siin enda patsikumme, harju, varsti mukiasjad võib-olla sul juba on ju. Ja siin mõnus budunurk sulle. Kuna Kertu siin vaikselt kogu aeg küsib mu käest juba ripsmeduše ja mingeid meigi asju, et siis see on ka väga sobilik temale, kui vara teismelisele, et ta saab seal ennast ise sättida peegli ees ja siis üleval korrusel minu peegel jääb mulle. Siia seina me lõimegi siis ta magamiskoha ja kasutasime seinaruumi nagu võimalikult ära, et panime nagu seinakapid siis ka seina. Nagu sa näed, on sul siin mõnus pesa ja sa saad külla kutsuga sõbrannasi, sest nüüd sul tuleb siit voodi alt välja lisavoodi. Kus Stella võib meile heliseks? Kui Stella ema lubab. Ja sinna saad panna hoiustust, mis iganes sa tahad sinna panna. Siin on lisapaadi. Ja siin on ta riidekapp, mida ta soovis.
kuhu ta saab panna siis kleidid, all on sahtlid ja üleval on ka väga palju hoiustusruumi. Enne ma võtsin oma riided esimese korruse teisest otsast. Nüüd lähen kohe, astun 2 sammu ja teen riidekapi lahti, vaatan, mis ma selga panen. Ja su enda üks suur kirjutuslaud. Sahtliboks on sama, nagu sul enne oli, on ju? Ja korvidesse saad samuti igasuguseid asju hoida, sul on joonistustarbeid, kõike. Mulle väga meeldivad need ruudud seal peal. Ja Kertu, nüüd sa saad ka kaua magada, sest päike ei paista hommikul sisse, mitte kuskilt ei viilu. Ma ei tea, mina tahan siit väga kallistada. Nii äge ja minu meelest on küll. Mul on nii hea meel selle üle, et see oli Kertu unistus tegelikult põhimõtteliselt kevades saati, ta ju küsis meilt, et millal ma saan oma ägeda ilusa toa eest. Mu soov läks täide. Sellist me ei oleks nagu elu sees talle osanud ise teha. Ilmselt mitte jah. Ja Kertu sai nüüd lõpuks oma unistuse täidetud. Selle üle mul on väga hea meel. Kes mul on Päts või? Ei. Pättu. Mis sul lemmikvärv on siit? See rosa. See on ilus ja mulle meeldib sinine ja lilla ka, vaata on natuke nagu tumedamad. Ja. Magic! Ma võikski jääda neid lipsutama, need värve, see on nii lõbus. Jaa. Kas hakkad merisigasid ka tooma siia tuppa vahel mängima endaga või? Kindlasti. Joo. Ainult üks asi, nad võivad selle mõnusa vaiba täis pissida. Kahjuks ju.